Tervist! Täna tutvume Chevrolet M1009-ga. Antud isend on valmistatud USA sõjaväe tellimusel ja baseerub tsiviilkergveokitel. Masinate tootmisega alustati 1984 ja toodeti kuni 1987 orienteeruvalt 70 000 masinat. 87. kuni siis 1996. aastani valmistati masinaid vähesel määral, et siis täiendada olemasolevat erinevate riikide masinaparki. Jõuallikaks antud masina puhul on 6,2 liitrine J-seeria Detroit diisel mootorivalemiga V8. Masinal on 155 hobujõudu ehk siis 116 kilovatti. Käigukast kolmekäiguline automaat TH4, 3 edasikäiku ja 1 tagurpidi. Masinal on samuti automaatne diferentsiaalilukk, kuid see on ainult tagasillal. Esimene diferentsiaalilülitus toimub manuaalselt. Masina pikkus 4,87 meetrit, laius 2,06 meetrit, kõrgus 1,92 meetrit, teljevahe 2,71 meetrit. Masinate on erinevaid modifikatsioone ja versioone. On 2 uksega, on 4 uksega, on madel ja on kabiiniga šassii, kuhu on võimalik siis paigutada erinevaid konteinereid. On olemas lisaks veel ka tuletõrje masina versioon. Masina registrimass on 2906 kilogrammi ja kandevõime 545 kilogrammi. Antud isendi andmetega. Kütus on masinal diisel ja paagimaht on 102,2 liitrit ja kulunorm orienteeruvalt 17 liitrit 100 kilomeetrile. Elektrisüsteem masinal on kahesüsteemne ehk siis kapoti all 24 volti ja autos sees 12 volti. Masinal on 2 vahelduvvoolu generaatorit, kumbki siis 100 amprine. Eesti kaitsejõududes on antud masinad kasutusel 90ndate lõpust ja tänaseks päevaks on nad veel kasutusel ainult Kaitseliidus. Ressurss on ammendunud ja masinate tootmine on ammugi juba lõppenud.